Nii, kuulge, aga alustame sügisseminariga. Tere hommikust ja tere tulemast kõigile. Nagu te näete, siis need inimesed, kes on varem võib-olla sügisseminaridel käinud, siis mõnevõrra uus on toimumiskoht ja võib-olla natuke ka formaat on teistsugune. Jaa, aga formaat võib küll olla selles mõttes teistsugune, et me oleme teistsuguses kohas, aga on asju, mis siis sügisseminari juures kunagi ei muutu ja need on need väiksed pisiasjad, nagu et ega meil väga aega istumiseks ei ole. Meid ootavad ees väga-väga mitmed töötoad. Meil on võimalus käia messil, kõike huvitavat seal katsetamas ja proovimas, kes veel praegu ei jõudnud, siis päeva jooksul saab seda teha. Ja mis meil veel põnevat? Vist sai kõik selline olulisem öeldud. Ja see esimene sessioon on selline, kus te tõesti saate natukene istuda, nii et nautige. Et ega ka selles mõttes ja ajugümnastika on siiski ka gümnastika, nii et saate tegeleda pisut sellega. Aga enne kui me alustame sisuga, siis meil on ikkagi alati vaja paika panna teatud reeglid. Just, et kui me juba siin oleme, siis reeglid või siis ranged soovitused, kes kuidas seda siis mõista tahab. Aga meil on üks väga selge reegel, et kui sa tänase päeva jooksul ikkagi tunned, et on mingid hetked, kus sa tunned, et sa tahad plaksutada, see ei ole kohustuslik, aga võib tulla hetk, siis me teeme seda püsti seistes. Ja kuna ma olen ka treener, siis mul ei ole väga usku sellesse, et me kohe esimese korraga kõik õnnestub alati. Seega me proovime korraks, et selleks õigeks hetkeks siis nagu päriselt valmis olla. Osad juba teavad. Väga hästi. Super hästi. Mul on tunne, et inimesed on varem meie üritustel käinud. Mõned on, nii hästi tuli välja. Nii, see on selge. Seda me oskame, see on hästi. Vähemalt üks asi kindel. Rohkem reegleid vist ei ole, et lihtsalt aktiivne osavõtt ja maksimum päevast. Aga enne kui läheme sisu teemade juurde, siis võib-olla üks asi, mis vajab veel natukene nagu selgitust, et inimesed, kes enne liikuma kutsuva kooli teemadega nagu kokku puutunud, et siis kindlasti teile võis tulla üllatusena, et mingisugune Maarja Park hakkas äkki teile saatma kirju ja ka siin päevajuhina, eks ole, on keegi müstiline Maarja Park. Aga näete, siin ta on. Ikka siin. Kasutame kohe seda võimalust, tõuseme püsti selle suurepärase elusündmuse puhul. Nii. Olgu, et kui mõned hetked on piinlikumad kui teised, siis aitäh sulle, Marko, nende hetkede eest. Aga alustame siis vaikselt pihta ja esimene sõnavõtt siis on Tartu Ülikooli poolt. Ja kutsume siia siis Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja professor Priit Kaasiku. Väga hästi. Austatud liikumislabori juhataja, hea koolijuhtide ühenduse esimees, aga eelkõige hea liikuma kutsuva kooli pere. Head külalised koolidest, omavalitsustest, head kolleegid ülikoolist. Hästi palju rahvast. 350 inimest umbes. 110 kooli. 16 või natukene rohkem omavalitsust. Ma eile õhtul sobrasin vanu pabereid, püüdes mingisuguseid fakte meenutada, siis ma avastasin, et ma ei ole päris täpne, aga 5. ja 10. novembri vahel 8 aastat tagasi kogunes 3 inimest, kellel hakkas südanema mõte, et laste liikumisega tuleks midagi ette võtta. Ja sellest 8 aasta tagusest võrdlemisi lühikesest nõupidamisest esialgu on välja kasvanud selline programm, või programm on võib-olla vale sõna, selline liikumine,
selline kultuur, selline vaimsus. 2015. aasta veebruaris, kui toimus esimene liikumisfoorum, siis seal oli üks kandev küsimus, et kas laste liikumisaktiivsuse langust on üldse võimalik peatada. See võis olla natuke provokatiivne, aga oli siis ja kindlasti on ka täna selle küsimuse taust hästi tõsine. Ja oli tol korral ja loodetavasti mitte niivõrd palju täna, oli asjakohane ka öelda, et me ei pane ehk paljustki tähele või kui paneme, siis ei võta küsimuse asetust tähtsana või loodame iseenesest tekkivatele lahendustele. Täna, kui liikumisprogrammist saab varsti 10 aastat, on küll julgust öelda, et see esialgu püstitatud küsimus, mis oli ehk liigagi rangelt sõnastatud, on paljuski muutunud. Ja me paneme väga hästi tähele ja ei looda, et muutused toimuvad iseenesest. Ja mul on olemas isegi selline julgus, et öelda, et seda esialgset küsimust polegi põhjust küsida. Küll aga on selge, et see küsimus on ajas muutunud, ta on kasvanud sügavamaks, laiemaks, sihid on läinud kõrgemale ja horisont nihutatud kaugemale, nagu on kombeks öelda. Head külalised ja kolleegid, kui me alustasime, siis kindlasti oli plaan ning mitmeid, võib-olla isegi palju mõtteid. Aga sellest ei pruugi piisata ja õnneks tuli enne uljast pealehakkamist vist ikkagi kõige õigem mõte. Mõte oli hästi lihtne. Läheme ja küsime koolidelt, kuidas meie mõtted tunduvad. Riskasime küsida ja koostöös lahendusteid otsida. Täna siin sügisseminari külalisi ja kolleege tervitades tooksin välja mõned arvud. Liikuma kutsuma kooli peres on 184 kooli. Täna peaks siin olema esindatud rohkem kui 110. 16 koolipidajat ja me mahume kõik siia Ermi lahedasti ära. Mis on olulise, ja ma ei püüa olla ülearu täpne, liikuma kutsuva kooli sisu tähendab ligikaudu 80 000 õpilast ja umbes 8000 õpetajat. See on midagi sellist nagu mõned tõeliselt suurel kontserdil. Püüaks seda korraks ette kujutada, kuhu see mahtuma peaks. Ja tegelikult ei ole olulised mitte arvud, vaid inimesed, kes nende arvud taga on. See paneb mõtlema vastutusele. Ja vastutusele, mis tähendab, et valikud on õiges suunas, et üldine idee ja konkreetsed olud oleksid tasakaalus, et analüüs oleks aus ja asjalik, millest omakorda saavad sündida ja rakenduda järgnevad lahendused. Me ei oleks täna siin ja ei oleks varem mõnes muus kohas olnud, kui see liikuma kutsuva kooli pere, see koolide, omavalitsuste ja ülikooli võrgustik ei töötaks koos kõige paremas mõttes. Partnerlusena kõige paremas mõttes. Ja õpetajad, õpilased, lapsevanemad, juhtkonnad, koolipidajad, eelkõige. Ja alles siis saab ülikool uurida, soovitada ja õpetada ja kokkuvõtteid teha. Kui me alustasime, sai suurel määral toetada sammudele. Aga kuidas jõuda selleni, et samme oleks rohkem? Aga täna me vist ei loegi neid samme nii pingsalt, vaid olulisemad on keskkond ja tingimused, et üldse samme saaks teha. Sest sammud tuleb ikka igal ühel endal ära teha. Aga kõigepealt tuleb vaimsus, kultuur, ilma milleta ei saa midagi. Koolide eneseanalüüsi tulemused räägivad ju aktiivse kooliteega seonduvast, kooliruumi võimalustest, koolihoovi võimalustest ja selle arengutest, koolipäeva ülesehitusest, ainetundidest ja vahetundidest, aga ka koolirõõmust, kus kõigis neis on liikumisprogrammil tuntav efekt. Ja tänane homne seminar katab neid samu juba kõlanud teemasid. Omavalitsuste toetav roll, liikuma kutsuv kool oma mitmekesisuses, teaduslikud alused ja uuringu tulemused, vahetundide ja ainetundide temaatika, õuesõpe ja õuevahetunnid ning koolide külastamine. Lubage soovida sisukat ja meeleolukat
seminari nii täna kui homme. Aitäh teile! Aitäh, Priit, selle tervituse eest. Ja nüüd on mul ülihea meel tutvustada siis tänast esimest esinejat. See on Urmo Uiboleht, kes on Eesti koolijuhtide juhatuse esimees ja Tartu Erakooli nõukogu esimees. Olin ma korrektne? Ja lisaks sellele, et ta on esimees, ta kunagi oli geograafiaõpetaja, olen ma ka selle korrektselt, just oli. Nii et Urmo, lava on sinu ja Urmo siis avab teile liikuma kutsuva kooli ja liikumise teemat siis just nimelt koolijuhi perspektiivist. Või mis? Aitäh! See on päris selline nagu võõras, et juba lavale tulles saad aplausi ja püsti seismise. Aga nüüd tõsiselt. No vot on ikka programm välja mõeldud. Ma ei tea, minu kooli ajal ei olnud küll mingeid programme vaja välja mõelda. Et me olime õues õhtul suure pimedani ja ema pidi otsima tulema ja ei pidanud selleks keegi mingi programmi tegema. Meil oli isegi kooli ajal oli vahetunnis programm. Kõik jalutasid käest kinni, tead. Kõik liikusid. Keegi ei teinud mingi programmi. Ja üldse ma ei tea, miks see liikumine, tänased lapsed, need ju tormavad niigi nii palju ringi, tead. Proovi sa neid seal koolimajas kinni hoida. Minu meelest nad peaksid kõik vaikselt istuma, et me peaksime rohkem sellised pesasid tegema, kus nad välja ei saa. Ja mis on siis sellest minu heietusest täna kasu, mis ma kunagi ise kogenud olen? Mida hakkan mina koolijuhina selle tarkusega peale, mis mina oma kooli kogemusest kaasa olen võtnud? Ega vist suurt mitte midagi. Me peame täna toimetama selles ajas, selles ruumis, selle kombestiku ja käitumisega, kus me oleme ise, kus on lapsed. Kool laste jaoks. Kool selleks, et lapsed saaksid soodustatud tingimustes mõjutatult, nügitud, paremini õppida. See, et õpetajad saaksid meeldivamalt koolikeskkonnas viibides panustada selleks, et see õppimine oleks efektiivsem. Ja nüüd ma mõtlen koolijuhi rollile, siis mulle tundub, et me saame panna sinna ühe sellise uue mõiste, millel mul ei ole nagu head nime veel, aga selles kontekstis ma tahaks sinna taha kirjutada, et koolijuht on mõttemustrite mudija. Ehk tänapäeval on küll neid igasuguseid influencereid ja suunamudijaid, kuidas lapsed või noored oma käitumist muudavad, suunavad, juhivad ja mingil hetkel ka võib-olla dikteerivad. Aga koolijuhtide puhul ma eelkõige tahaksin seda, et see mudimine toimuks nii, et tilk, mõte, käitumine käitumise haaval toimuksid muutused. Ja see eesmärk ei saa olla ainult see väike tilk või väike mõtteke, vaid see peab olema süsteemne. Ja siin ma saan olla küll ääretult tänulik sellele programmile ja nendele seminaridele, kus mina olen saanud viibida nüüd päris tõesti mitmete aastate vältel. See on olnud sihipärane ja süsteemne tegevus selleks, et need mõttepudimised saaksid teoks. Need etteloetud numbrid tänastest koolidest on rõõmustavad. Aga teistpidi Eestis on täna 511 üldhariduskooli.
veel rohkem lasteaedasid. Eestis on ka sedavõrd palju koolijuhte. Eestis on 14 000 õpetajat. See peab tilk haaval jõudma, no mitte küll kõikideni, aga veel suurema osani. Sest see kõige olulisem taust on seesama terveks olemise õpetus, mis meie võib-olla programmilistes käsitluses on jäänud kuidagi võib-olla kohati ka iroonilise vaatenurga alla. Ja kohati võetakse ka seda sama kehalist kasvatust, kui pannakse võistlema ja pannakse nüüd lapsed nagu ebamugavalt tundma. Ja täna peaksime need sellised irooniad kokku sõlmima ühtseks mitte-irooniliseks tegevuseks. Oleksime ise eeskujuks terveks olemisel. Ja see toobki kaasa kõik need mõtteharjutused, mis siin täna teoks saavad ja kõik need liikumisvõimalused, mis näha saab. Ja ma tahaksin selle muutuste asja võimalikult varasesse hariduse etappidesse. Me täna oleme küll enamasti siin koolirahvana, aga ma laiendaks seda oluliselt kaugemale ka lasteaedadesse, alusharidusse. Minu kõige võib-olla sellised häirivamad pildid, ja see on natuke nüüd üle võlli keeratud ja võib-olla ka natuke irooniat selles, aga on teile ka silma jäänud need pupujukud? Need väiksed 2,5, 3, 4 aastased, kes viiakse õue, mähitakse võimalikult paksu riietusega kinni, tehakse kõik selleks, et nad väga liikuda ei saaks. Aga et nad oleksid soojas. Me peame hakkama kujundama ka vanemate arvamus sellest, mis on terveks olemine. Kas terveks olemist tagab see, et me seome nad pupujukkudena kinni ja teeme nende liikumise võimalikult raskeks? Kas on normaalne nii lasteaias kui koolis see, et vanem kirjutab vabastuse, et palun minu lapsel õue vahetundi mitte minna, natuke nohune? Või on tunda, et nohu hakkab tulema? Või oli kuulda, et mingid viirused, et ärge minu last küll sinna saabki? Ja kahjuks on see tegelikult ju meie koolide ja lasteaedade üsna nagu tavapärane stuudiumi või e-kooli kirjade postkastis. Ehk, mida tähendab terveks olemine ka kooli ja lasteaia kontekstis? Me peame soodustama seda, et lapsel oleks võimalus terve olla. Alustades riietusest, alustades päevaplaanist. Mõtestame ümber selle, mis on võib-olla kuidagi selles samas minu iroonilises sissejuhatuses, meie enda nagu kogemuslik takistus. Ja paneme täna koos teadjate ja teadlastega kokku sellise käitumise ja sellise mudimise, mis päriselt võimaldabki selle, et lapsed, aga ka õpetajad täiesti nähtamatult liiguvad selles suunas, et me kõik oleksime terved. Ja nüüd ma jõuan sellise järgmise tasemele, et meie kooli õppekava. Puudutasin juba seda terviseõpetust ja kehalist kasvatust. Kõike ei pea tegema nii, nagu seal kirjas on. Täna iga kool, ma arvan, et peaks võtma nagu kasutusele selle, mis tema koolis on võimalik. Aga see, mis on võimalik, vajab tegelikult ka üsna palju seda, et teada saada oma võimalusi. Ma kutsun kõiki siinolijaid üles õpirännetele. Ma tean, te olete juba käinud, aga
käige veel oma koolimeeskondadega, käige liikuma kutsuvates koolides, aga käige ka teistes koolides, kes võib-olla selle programmiga liitunud ei ole. Ka sealt on võimalusi kildhaaval saada oma kooli jaoks neid mõtteid, neid näiteid, mis teevad asja korraldamise läbi kellegi teise praktikaga endal lihtsamaks. Ja ma tahaks, et me vähendaksime vabanduste hulka. Miks me ei saa teha? Vaid looksime võimalusi, kuidas saame. See, et kooli õues on tasakaalulind või kettagolfi korvid, need on väga lihtsad vahendid, väga lihtsate võimalustega paigutamaks kooli õuealale. Või kooliruum. Tõesti, ma ka ise oma veel koolijuhi töös olen esmalt nagu korraks nagu mõelnud sellele, et kas nad peavad niimoodi jooksma ja tormama. Jah, need lapsed peavad. Me peame järelikult oma päevaplaani sättima nii, et neil oleks võimalik seal liikuda. Ma tean, et on ka irooniliselt suhtutud nendesse vigurradadesse, roniseintesse. Aga kas see, kui laps kas või nädalas kord venitab, riputab ennast sellele seinale või sellest sünnib mingi põnev mäng, on samm parema tuleviku poole. Ja nüüd selle nagu lahenduste osani, mis võib-olla ka sellest liikuma kutsuva kooli parim osa on olnud, on see, et vähemalt minu hinnangul on ka asja korraldajad riiklikul tasemel saanud aru, mis ja kuidas on oluline. Et me ei tegeleks tagajärgedega, vaid looksime ennetavaid tervisevõimalusi. Ja minu üleskutse kõigile: oleme muutuste mudijad. Aitäh! Aitäh, Urmo, selle motiveeriva ülevaate ja ettekande eest, et meil on pisut aega, et kuulata ka äkki teil on Urmole mingisuguseid küsimusi, et see on ju suurepärane võimalus, et siit kohe küsida. Kui hetkel auditooriumist ei ole, mõelge veel korra, siis võib-olla küsiks nii, et kui võib-olla nagu koolis, eks ole, koolijuhi roll on hästi oluline selleks, et see liikuma kutsuv kool ka nagu edeneks ja tõesti sellised süsteemsed muutused toimiksid. Aga mida teha siis, kui koolijuht võib-olla ei ole kohe nii motiveeritud või et ei ole kohe nagu valmis niimoodi aktiivselt kaasa lööma või et kas siin on nagu mingeid soovitusi, mis mõtteid sul on selles osas? Siin on soovitusi tegelikult see sama asi, mida me siin täna teeme. Et väga suur hulk siin koolijuht ei ole, aga õpetajad, et kui te nüüd siit täna homme mingi kogemuse, mingi teadmise saate, siis järgmisel koosolekul või paluge juhi juurde audientsi ja rääkige õhinaga see, et ma nägin sellist asja. See on vaja meie kooli jaoks just sellepärast, et see teeks meie laste olemise, õppimise palju meeldivamaks. Kui te suudate niimoodi õhinalt nakatada, uskuge mind, võib-olla mõnel juhil on selline paksem immuunsüsteem nende muutuste vastuvõtlikkuse osas, aga
proovige. Kui teie olete nakatunud, usun, et nakatate ka juhti. Nüüd võimalus küsimuseks, kui praegu... on küsimus. Meil on ka mikrofon. Maarja saab teha mitte lihtsalt enam mõõdukat, vaid juba tugeva intensiivsusega varsti. Jookse. Aitäh, Tormi Tabor MTÜ-st Rattaga kooli. Et super sõnum, et koolidirektor on muutuste mudija, on eestada ja see just nii peabki olema igas koolis. Aitäh selle loosungi eest. Kuidas nüüd, kui me räägime näiteks sellest, mis mul on eriti südamelähedane, et lapsed saaksid aktiivselt kooli rattaga, et siin on 2 sellist väga olulist punkti. Üks on kool ja teine on kodu. Kuidas me kodudes saame seda muutust juhtida või õhutada, kuidas kool saab seda teha, et kodud kaasa tulevad, kui nad seni ei ole tulnud? Aitäh. Vot see on nüüd see $1 miljoni küsimus või euro küsimus on ju, et kui me sellele nagu täpse vastuse oleks siin juba nagu, kui meil oleks olemas, siis ma usun, et seda täpselt nii olekski juba tehtud ja meie pered oleks oluliselt teadlikumad. Aga siin on, ilmselt vastus on see sama. Väikeste näidetega, väikeste eeskujudega on võimalik mõjutada. Te olete leidnud siia taustaks ühe sellise sümboolse pildi. Rattad. Need on koolirattad. See kogemus oli Salo linnast vist oli see, kus ongi koolidel jalgrattad. See on tehtud, ma arvan, 4 aastat tagasi äkki. Ja ma arvan, peale seda käiku liikuma kutsuva kooliga sinna kooli juurde nii mõnedki meist nagu hõikasid selle soovi välja, et võiks nagu rattad tekkida. Ja täna need asjad ongi teoks saanud. Ka programmidena on võimalik seda levitada. Ja täna on võimalik ka seda vanemaid kaasates ellu kutsuda. Ehk võib-olla üks võti oleks ka see, et inspireerivalt mõjutada ja rääkida seda vanematel. Meie koolil oleks vaja koolirattaid. Teeme selleks projekti, teeme selleks heategevusliku laada ja kujutage ette, meie lapsed sõidavad nende ilusate valgete ratastega huvitunnist huvitundi, koolist kooli, peaksid lihtsamaid rattavõistlusi. On väikeste näidetega, ma usun see kõik võimalik. Ja. Aitäh sulle. Ja ma tahaks ise ka veel kasutada võimalust, et küsida teadlasena, ma tahaks siis küsida sult seda, et kas ja kui oluline sinu jaoks liikumise teemad ja liikuma kutsuva kooli teemade nagu selgitamisel on olnud nagu teadusuuringud ja just see teadustugi? See on Eesti koolide üks võib-olla suurim või üks suurimatest tugevustest on see, et nad on teaduse usku. Ja teadust päriselt Eesti õpetaja ja ka Eesti koolijuht usub. Ja võib-olla üks selline soov, vähemalt minul, on see, et me võiksimegi koondada sellised olulisemad teadmuslood, uuringud kokku selleks, et igal koolijuhil või iga entusiastlikul õpetajal on olemas lauasahtlis midagi sellist, mida ta saab enese tegemiste teaduslikuks õigustuseks öelda. Et ei peaks olema ainult nagu mina see, kes, et mina sain valgustatud ja mina nüüd liigun, vaid saad öelda. On tehtud teaduslikud uuringud, mis kinnitavad, et tehes neid ja neid asju, aitavad saavutada paremat tulemusi. Lükka nagu vastutus natuke sellele teadusele. Aitäh sulle, lükkame vastutuse teadusele ja suur tänu veel kord, sest tõesti see oli väga motiveeriv ja aitäh sulle oma kogemust jagamast. Nii, palun.
aga harva juhtub elus nii, aga mõnikord juhtub, et kui mingisugune soov kuidagi välja öeldakse, et üldiselt on see, et alati soovide väljaütlemine on hästi oluline, sest siis on lootus, et mingis perspektiivis need realiseeruvad. Väga harva juhtub nii, et kui see soov välja öeldakse, et siis see realiseerumine võib tulla nagu hästi kiiresti. Aga täna me oleme sellise imelise hetke tunnistajaks, et üks väike samm selle suunas, mida Urmo just välja tõi, et just nimelt ka teadusuuringud ja selline olemasolev kogemus oleks siis koondatud mingisugusesse vormi, mis on haaratav ja loodetavasti ka atraktiivne. Et see on siis teoks saanud ja mul on suur hea meel pidulikult esitleda teile nii, vaatame, et avaneks nii, on uhke hetk. Mul on väga hea meel esitleda teile sellist raamatut, kuhu me siis oleme kogunud kokku siis nii hästi teadusuuringuid ja sellise ülevaate, mis annab meile neid argumente, et miks on liikumine laste ja noorte jaoks ülimalt oluline. See on kõik, eks ole, uuringutega üsna põhjalikult kaetud. Ja teiselt poolt see, et mida siis teha, see tõesti on selline põgus ülevaade ja see saab toetuda ja toetubki siis ainult nagu ka teie kogemustele või eelkõige teie kogemustele, et selles mõttes see on ka selline tähelepanuväärne hetk, et me oleme just nagu jõudnud sinna punkti, kus me tunneme, et ka tegelikult Eestis seda kogemust on nii palju, et tõesti see on nagu võimalik koondada ja meil isegi on nagu neid kogemusi ja näiteid on isegi veel palju rohkem, eks ole, ja selles mõttes ka see konkreetne raamat on ainult üks samm siis selles. Ja selle raamatu võib-olla üks selline eripära on ka see, et ta ei ole siis ainult välja antud liikumislabori poolt, vaid ka Haridus-Teadusministeeriumi poolt, ehk siis selline koostöös tehtud ja selline nagu ka siis ministeeriumi poolt kõikidele Eesti koolidele, mitte ainult teile, eks ole, kes te olete need pioneerid ja sellised, kes tõesti on valgustunud, ütleme nii, vaid tõesti ka laiemalt ja tahakski tänada ka ministeeriumist Pille Liblikut, kes on olnud väga tänuväärne koostööpartner ja tegelikult ka teisi, kes sellesse raamatusse on panustanud, nii siis siin ka, eks ole, kes inimesed siin jalutavad ja ka kujundaja, osaühing Tint soovitan koostöö mõttes ja nii, et ma vist ei tohi küll siin lava peal mingeid soovitusi anda. Aga nagu te näete, et meil on siin inimesed jalutamas nende raamatutega, te kõik, kes te täna siin olete, saate endale ühe sellise raamatu siit kaasa. Me ei jaga neid kohe välja, sest muidu te hakkaksite neid lugema ja kuulaks järgmiseid ettekandeid. Aga kui see sessioon siin lõpeb, siis te kõik saate sealt võtta endale selle raamatu ja vaadata, et mis siin on. Ja see raamat saab olema ka veebis PDF-ina, nii et kindlasti kasutage seda kõik võimalikel viisidel, eks ole, jagada lapsevanematele oma koolis, et kui te muidugi vaatate seda ja see teile meeldib, ega te ei pea seda tegema. Ehk siis selline asi on meil olemas ja selle üle on hea meel. Aga loomulikult see, et kuidas Liikuma Kutsuval Koolil läheb ja mis siin vahepeal toimunud on, et ega seda ainult ei peaks raamatust lugema. Sellepärast ongi meil siin tegelikult ju Merike ja Maarja juba valmis, et tulla ja rääkida teile pisut sellest, et mis on toimunud ja mis on toimumas ja palun, teil on see võimalus. Ma olingi mures, et ma ei saa lavale tagasi, aga õnneks Marko juhatas ikka sisse uuesti. Ma teen ka helikontrolli, täitsa heli on olemas. Väga hea. Nii, aga Liikuma Kutsuv Kool, kuidas meil läheb?
no Merike, see on üks traditsioonilisemaid pealkirju meie sügisseminaridel, et kuidas meil läheb. Aga see meie on alati selline nagu küsitav, et kes see meie siis on. Et ma küsin sinu käest, et kas siin meie all on mõeldud näiteks koole, kooliperesid? No kindlasti koolid, seepärast, et tegemist on liikuma kutsuva kooliprogrammiga. Aga kuidas on koolipidajad, omavalitsused? No, koolipidajad on kas sama olulised, seepärast nemad ju toetavad koole, on ju niimoodi, et igapäevastel muutuste elluviimisel. Aga see meie, no ma ei tea, kuidas tunne on, et liikumislabor võiks meie olla? No väga meie. Püüame toeks olla. Hästi, ma küsin veel, mul on 2 küsimust veel. No ministeeriumid, mis sa neist arvad? No meil on siin ministeeriumi inimesed ka sees. Loomulikult ministeeriumitega me seame ju ühiseid ja pikaajalisi sihte koos. Okei, aga nüüd on paras pähkel. Kuidas on lood meie peredega? Selles osas ma täitsa pöörduksin ühe õpetaja arvamuse poole. Ma ei tea, Jevgenia, kas sa oled siin praegu olemas? Kui ei ole, siis võib-olla tuled. Õpetaja Jevgenia on kirjutanud ühes oma postituses oma kogemuse ja siis me saame mõelda koos, et kas pered ka kuidagi on liikuma kutsuva kooliga seotud. Ma panen see pildi ka, vahetan pildi ära. Jevgenia kirjutab niimoodi. Kui meie kool liitus liikuma kutsuva kooli võrgustikuga ja mina olin koolis liikuma kutsuva kooli esindaja, siis tuli mul endal ka rohkem liikuma hakata. Rõhk just sõnal liikuma. Nimelt olen ma enne olnud sportlik, käinud trennis, kuid liikuma kutsuv kool näitas, kui vähe ma muidu liigun. Kõik oma argipäeva käigud tegin autoga, lasteaeda, kooli, poodi. Isegi trenni läksin autoga, et siis tund aega trenni teha. Aga nüüd tahan igal pool käia jala, et saaks liikuda. Ja nii me olemegi kogu perega rohkem jalgsi liikuma hakanud. Ja tundub, et liikuma kutsuvast koolist on võitnud ka meie koer. Nimelt on koeral olnud kogu aeg väike kaaluprobleem, aga kui hakkasin ise rohkem jala liikuma, hakkasin koeraga rohkem kaasa võtma ja see on mõjunud nii hästi, et lausa sõbrad kommenteerisid, et koer on salelenud ja seda me näeme ka selle pildi pealt. Nii et meie võrgustik on päris lai. Ja, järgmine kord peaks küsima seda enne ja pärast pildi, mis on juhtunud. Aga see oli väga tore lugu. Me oleme korraks piilunud tegelikult ka osalejate nimekirja ja me tegelikult teame, et kõik siin ei ole liikuma kutsuvatest koolidest täna, mis on ju ülimalt tore. Aga Merike, võib-olla me natukene siis avaks seda tausta, et kuhu suunas me siis hetkel liigume või mis täpsemalt toimub meil siin? Ma arvan, et Urmo ütles ka oma ettekandes juba oma sõnavõtus ka selle välja, et liikumine võiks olla midagi väga loomulikku koolipäeva osast, et see ei peakski nagu programm olema ja eks see ongi see meie ühine nagu suund ja unistust, et liikumine on koolipäeva loomulik osa. Ja kuidas seda liikumist sinna koolipäeva juurde tuua, et ta muutuks loomulikuks, siis siin ongi abiks meile liikuma kutsuva kooli mudel, mis nagu iga koolipäev algab ikkagi kooliteest, mis on siis loomulikult liikuv ja erinevad siis koolipäeva osad nagu ainetunni võimalused, vahetunni võimalused, siis kindlasti väga olulisel kohal liikumisõpetus, mis õpetab erioskusi ja selle kohta on meil täitsa täna eraldi töötuba ja tahaks ära mainida ka seda, et õpetajate enda liikumisvõimalused. Kui me ju alustasime, siis meid õpetajad selles mudelis ei olnud, nii et õpetajad on tulnud sellise ühise koosloome tulemusele siia mudelisse juurde väga õige. Ja loomulikult erinevad huvitegevused ja kooliüritused ja see oluline roll, mis seda kõike koolipäeva kokku seob, on koolipäeva ülesehitus. Meil on üha rohkem koole, kes julgevad katsetada, vaadata erinevaid koolipäeva mudeleid, et ka neid liikumisvõimalusi oleks rohkem ja selle kohta on meil ka täna ju täitsa eraldi töötuba. Ja sama asi, mida Urmo mainis, milline see ruum, kooli hoov on, et need oleksid liikuma kutsuvad. Olgu, sa nüüd tutvustasid meile seda põhimudelit, aga sellest mudelist üksi on vähe. Et kuidas on, et kas meil mõni kool seda mudelit siis rakendab või on niisama slaid pandud siia ettekandesse? Kui eelnevaid ettekandeid hoolikalt kuulata, siis see number juba tuli ilusasti sealt ära. Meil on tõesti 184 kooli, kes on võtnud selle teekonna ette. Igal koolil on oma teekond, oma tempo, omad tegevused nagu teekondadel ikkagi, aga meid on juba päris palju. Ja need teekonnad, kuigi igal koolil on erinevad, oleme koos loonud sellise ühtse nägemuse, mida siis tegelikult koolis teha saab. Ja meil on tõesti nagu hea meel, et iga aasta on üha rohkem neid õpilasi, kes lähevad esimesse klassi ja kelle jaoks see ongi juba loomulik. Selle jaoks ei ole see mingi programm või ühekordne tegevus. Nii ongi. Neil on õue vahetunnid, neil on erinevad meetodid ainetundidest.
ja mul on nagu hea meel öelda seda, et kui me tudengitega praegu avame neid teemasid ja mida koolis saaks teha, siis mõni tudeng ütleb, aga mina olengi juba liikuma kutsuvast koolist, see on meie jaoks midagi väga uut ja toredat. Ja kui neid koole meil juurde tuleb, et kas meil oli vist üks muutus, mis nüüd koolide liitumisega on plaanitud? Ja justkui varasemalt meie liikumislaboris ei ootanud jõula, vaid me ootasime seda aasta algust alati, et millal me saaksime võtta vastu meie uued koolid, siis meil on väga hea meel öelda välja, et nüüd see saab siis tegelikult võrgustikuga liituda aasta ringselt, et ei pea seda aasta algust kindlat hetke ära ootama. Ja mis siis veel on võib-olla muutunud, on see, et lihtsalt ideeseminare on tegelikult tulnud juurde, ehk siis saab valida, millal ideeseminaridel käia. Aga tegevused on ikka samad. Tegevused on samad ja kõik on oodatud. Ja ka värskendama, kui kellelgi on koolis näiteks juhtkond muutunud või õpetajad muutunud, tulge ikka. Jaa. No, Merike, sa tõid välja selle 184 kooli. Kuidas sulle tundub, et kas see 184 kooli on piisav või tegelikult võiks olla nagu iga kool, liikuma kutsuv kool? Urmo, sina oled koolijuhtide ühenduse esimees. Kuidas sulle tundub, kas võiks olla iga Eesti kool liikuma kutsuv? Nii et vastus on olemas. Küsisin abi, alati võib kasutada õlekaart. Loomulikult meie eesmärk ja soov on see, et iga laps Eestis saab õppida koolis, kus liikumine on koolipäeva loomulik osa ja me oleme siis tõesti praegu siin koostöös ka ministeeriumitega mõtlemas, et kuidas see toimimismudel võiks olla ja meil on juba väga hea koostöö erinevate koolipidajatega, kohalike omavalitsustega, nii et me loodame, et meil hakkab selline tore ja toetav teekond koos koolipidajatega, et iga kool võiks olla liikuma kutsuv. No mind ilmselt ei pea nagu veenma, et iga kool võiks olla liikuma kutsuv kool, aga ma küsin, et meil on sellised korduma kippuvad küsimused, et ikka küsitakse seda, et mis siis ikkagi on muutunud? Jah, et kui me siin mingeid asju teeme, siis me tegelikult eeldame seda, et midagi võiks ju muutuda ka. Ja me võiks võib-olla 4 märksõna alla tuua välja nende põhimuutumise kohad ja kuidas olime, et me ise saame olla muutuste mudijad, oli niimoodi. Ja see on ka see meie eesmärk, et mingid asjad muutuvad loomulikuks. Esimene märksõna on tähendus, teine märksõna on uued oskused, kogemused, kolmas on keskoskus, need toimub ja meie omavaheline koostöö. Et ma täitsa nagu võtaksingi võib-olla natukene aega, et avada, et milles need muutused seisnevad. Et kui me midagi mudime, siis mida me mudime. Nii et tähendus, võib-olla see on nagu isegi kõige olulisem nendest. Et meil on pikka aega olnud selline ühine mõistmine, et liikumine koolipäeva jooksul on eelkõige kehalise kasvatuse tund. Aga see, mida meie teiega koos proovime teha, me püüame just laiendada seda iga koolipäeva osasse. Ja kui vaadata seda muutust mitte siis ainult meie igapäevastest tegevustest teiega koos, siis me näeme, et see tähenduse muutus on tegelikult meie olulistes haridusstrateegilistes dokumentides väga ilusti ära sõnastatud. Ja me näeme siis haridusvaldkonna arengukava, mis meil järgmiseks 14 aastaks tegevussuunad paika paneb ja kui me räägime nüüdisaegsest õpikäsitlusest, siis on ühe esmatähtsa tegevusena selgelt välja toodud liikumist soodustava õppekeskkonna ja korralduse loomine. Nii et olete juba uut haridusvaldkonna arengukava ellu viimas selles osas. Nii et see on võib-olla selline kõige olulisem muutus, et liikumine saab olla koolipäeva loomulik osa, see ei ole ainult kehalise kasvatuse tund. No hästi, aga ma korra sellest dokumendist tuleksin nagu eemale, et kas meil on ka mingeid reaalseid näiteid, mis räägivad muutustest? Neid näiteid ilmselt on siin igapäevaselt, aga ma võib-olla tahaksin siin kohas tuua selle näidet, mida me oleme ka varasemalt teiega koos arutanud ja mõelnud selle peale. Et üks lapsevanem saatis ühel hetkel meil sellise oma lapse päevikus sellise märkuse, et mis siis lapsel oli, et mängib pidevalt vahetundides sõpradega kulli, olen siin pidevalt keelanud. Palun ära jookse vahetundides. Ja siis me oleme ikkagi arutanud ju seda, et kus see probleem on. Kas probleem on selles, et laps jookseb? No ei ole ju selles, eks ju, aga ta jookseb ilmselt vales ajal või vales kohas. Ega koridoris jooksmine näiteks võib-olla ei pruugi kõige mõistlikum olla. Ja see, mida me teiega koos oleme lahendanud, on just see, et kus ta siis joosta võib.
me ei taha ju seda, et ta ei jookseks, me tahame, et ta jookseb. Ja need lahendused, mis on sündinud ja kui me muutusest räägime nendest näidetest, siis me ütlemegi, et õuevahetundi jooksma, palun, õuevahetund ootab, uksed on lahti, jookseme seal, eks ju, või tantsima või mängima või on võimla uksed lahti tehtud, et need kohad on loodud, et see on väga suur muutus, me ei keela õpilasi liikumast, aga me loome tõesti sellised võimalused, et see on loomulik osa koolipäevast. No aga me siin praegu rääkisime küll vahetunnist, aga kuidas, no meil on ka ainetund on suhteliselt oluline osa ikkagi koolipäevast, mulle tundub. No ma mõistan seda teemapüstitust ka, et oled ise aastaid panustanud ainetundide metoodikasse, jah, et me võime selle välja tuua, et liikumine on muutumas üha loomulikumaks osaks õppeprotsessist. Väga hea meel on, et õpetajad ise toovad välja selle, et lisaks liikumisele aitab see muuta ka õppimist huvitavaks. Ma olen ikka küsinud, kas selles on midagi halba, kui õppimine on huvitav. Väga halba vist ei ole, et päris tore on ju, kui õppimine on huvitav. Nii et see on kindlasti muutumas selliseks üha loomulikumaks osaks ja väga hea on praegu tuua ju välja see, mis meil äsja toimus, mis oli õues õppenädal ja kus oli palju koole oli? Üle 350 kooli. 180 kooli, aga üle 350 idee. Just, mis toimus sügisel, mitte ilusate ilmadega kevadel. Sa olid ise sellega rohkem seotud, kuidas sul endale tundus? No ma ei tea, kui oleks üks nädal, mida saab kirjeldada võib-olla liikumisrõõmuga, siis ma arvan, et see oleks see nädal, kui see õuesõppe nädal toimus. Ja ma tahaksin võib-olla teeme aplausi kõigile nendele, kes seal nädalast osa võtsid ja selleks, sõbrad, me peame tõusma püsti. Ja aitäh, või noh, pigem ütlesite aitäh ju ise endale. Aga teate, nende asjadega on ikka nii, et need asjad ei juhtu tavaliselt iseenesest. Et keegi peab olema see nügija ja keegi peab olema see sädeinimene. Nii et ma arvan, et teeme meie sädeinimesele, kelleks oli selle nädala vältel Kertu Vaher, ka ühe suure aplausi. Arvan, et... Kas me teeme niimoodi, jah? Teeme Kertu. Sinutada ka korraks. Aitäh, Kertu, selle... Kertu, sa võid natuke kauemaks püsti jääda ja lehvitada kõigile, et siis on teada, kust kõik need õuesõpped. Kui keegi tahab küsida midagi õuesõppe kohta, siis Kertu on kindlasti vaieldamatult üks õigemaid inimesi selleks. Nii, aga me rääkisime just ka nendest kogemustest ja õuesõppe üks kogemuste jagamise võimalus on. Aga üks kogemuste jagamise võimalus tuleb meil tänase päeva jooksul veel ja selleks on siis postersessioonid. Te olete juba natuke saanud uudistada ka, ehk siis ühe siis töötubade sessiooni ajal on siis ka meil võimalik nende posteritega tutvuda. Need, kes ennast sinna ei reganud, siis kutsun üles neid niisama uudistama ja võib-olla otsima need inimesed üles, kes nendest koolidest on, et kui on tekkinud mingeid selliseid toredaid siis küsimusi. See on kindlasti osad neid oskuseid ja kogemusi on rohkem kui kunagi varem ja ilmselgelt oleme olukorras, kus koolid on ise ekspertideks muutunud, et kommenteerin ühte haridusministeeriumi sellist tagasisidet meile, et kui alguses me näitasime hästi palju välismaa pilte, et näete, lapsed jooksevad seal ja mõnes tunnis on mõni pall või midagi sellist ja liiguvad koridoris ja siis nüüd neid pilte on meil endal, meie enda omad tegevused on need, millega me saame tegelikult olla ka paljudele teistele eeskujuks ja kindlasti, nagu Maarja ütles, et meil on olemas siis nüüd ilusasti vapimärgiga koolid, kes siis ise on tunnetanud ka, et nad on süsteemselt asju teinud, et olete väga-väga oodatud sinna. Ja ühe näitena, mida selliste uute oskustena tahaks nagu jagada ja võib-olla korra natukene ka lahti mõtestada, on see õuevahetundide teema. Mõned teist on küsinud jälle niimoodi, et õuevahetunnist jälle räägite, et kas meil on koole siis, kus ei ole õuevahetunde? On. Ja sellepärast me ikkagi räägime ja õuevahetund on tõesti üks selliseid kohti koolipäevas, mis annab kõige rohkem selliste liikumisele vunki juurde. Ma toon selle näite jällegi, et kuidas üks õpilane ühes koolis, kus ei olnud õuevahetundi, kirjutas meile siis uuringu käigus selliselt. Eks me siis oleme pingutanud koos teiega, et need suured tähed on lapse poolt kirjutatud, et palun tehke midagi nii. Aga see ei ole alati lihtne. Te saate ju aru, eks ju, et see on seotud tihtipeale ka koolipäeva muutusega, garderoopidega, õpetajate õue liikumisega, väga paljude uute oskuste ja kogemustega.
Et see on väljakutse, see on tõsine väljakutse. Need koolid, kes selle on ära teinud, ütlevad paari aasta pärast, et me ei kujuta nüüd enam teistmoodi ettegi. Kuidas see varasemalt võis olla, et nad olid kõik seal kooli koridoris, me pidime valvama neid, et nad ei jookseks seal. Kogu aeg viima direktori juurde, et keegi jälle jooksis. Nii et mida me võime öelda oma uuringute põhiselt seda, et õue vahetund on see, mis toob liikumist, mis toob kooli rõõmu, mis toob õpilaste omavaheliste suhete paranemist. Uuringud kinnitavad, et seal on 2 korda rohkem liikumist, kui nad on sisevahetunnis ja me teame, et see toimib esimeses ja teises kooliastmes. 3. kooliaste on eraldi teema ja neile meeldivad õue vahetunnid. Nii et kiitus kõikidele koolidele, kes juba praegu on suutnud selle ilusasti ära teha, kes on rahul, kellel asjad toimivad. Ühest küljest tundub nagu hästi lihtne, et lihtsalt las lapsed lähevad õue, aga võib-olla siin natuke tausta avamiseks ka, et no mis asjad need on ikkagi, mis võib-olla toetaksid just vahetunde ja eriti just õue vahetunde? Jah, et kindlasti seesama, kui nad siin õue lähevad, mis seal õues toimub ja kas seal on midagi teha. Me võime öelda, et Eestimaa on muutunud üha mägisemaks, olete nõus. Koolihoovidesse on hakanud tekkima pisikesed mäed, kivisemaks on hakanud tekkima erinevad võimalused, kus siis peal saab ronida, hüpata. Koolihoovides on palju rohkem sellist põnevust ja seiklust, mida seal teha. Meil on ju hea meel, et 150 slackline'i on leidnud koolihoovidesse tee ja seal on mida teha, on mida õppida ja on ka palju rohkem vahendeid koolihoovis. Aga alles eelmine nädal me olime seminaril, kus tuli seesama teema, õue vahetunni teema ja kus tuli jutuks, et no kui nad sinna õue lähevad, et no mida nad seal õues teevad? Mida nad teevad, kas et võib vihma sadada ja nii edasi. Et meil on siin üks intervjuu ühest teise klassi õpilasest, et me kohe küsisime, see on nüüd sügisel eelmine nädal tehtud intervjuu, et kuulame, mida nad seal õues siis teevad. Meie räägime täna Mart Reiniku kooli 2. klassi õpilasega ja ma lasen sul siis rääkida, mis sulle sinu koolihoovi juures meeldib. Mulle meeldib see, et seal saab palju ronida, kiikuda ja batuudil hüpata ja igasuguseid kulli ja peituse mänge mängida. Ja seal õues on väga tore olla. Mida sa tavaliselt klassikaaslastega õue vahetundides teed, kui te vahetundides õues käite? Kõige rohkem kiigun, ronin ja mängin kas kulli või peitust. On teha seal midagi õue vahetunnis? Ma pigem läheksin. On ju? Pigem läheksin õue. Kull, peitus, kõik need asjad. Tundub, et tundus täitsa. Jaa. Kuidas tundub? Tahaks liigutada või pigem ei? Äkki üks kullimäng vahelduseks siin. Teab, mis see märk tähendab? Kes teab? Ja mis selleks tegema peab? Marko, väga hea, 5, ja see on siis meil selline väike meeldetuletus, et meil oleks vaja teha ka vahepeal mõned liikumispausid. Ja kuna me rääkisime just sellest, et seal oli pilt slackline'ist ja mulle tundus, et see slackline vajab hästi palju tasakaalu, siis ole hea, seisa mõnusalt ühel jalal, jah? Vaatame, kas keegi võttis tasakaalu kaasa. Ja nüüd pane silmad kinni. Ei. Ma vaatan lava pealt. Ühe silma võib panna ka. Ei, mõlemad. Nii, natuke kõik hakkasid õõtsuma kuhugi poole, ma ei teagi. Üritame ühise rütmi leida vähemasti, paremale vasakule. Väga hea, vaheta oma seda tugijalga, vaata, proovi, kas kui teine jalg on tugijalg ja siis sa silmad kinni paned, kuidas siis lood on? Sa võid niimoodi sõbralt vaikselt haarata kinni, vaata, siin on kõik on omad. Jaa, hoia tasakaalu. Väga hea. Ja nüüd jäta see jalg nagu üles ja proovi selle jalaga teha vaiksed ringid ja käega joonistada 8. Nüüd võib silmad lahti olla ikka või? No edasi, see on nagu 2 taset. Võid teha silmad lahti, aga võid teha ka selle sama silmad kinni. Ei. Väga hästi. No imeline. Mulle tundub, et kõik on tasakaalu vähemasti kaasa võtnud. Nii, aga me rääkisime Merike siin väga paljudest erinevatest teemadest. No vahetunnid, ainetunnid, koolihoovid, kõik see, et no kuidas seda siis tegelikult ikkagi nagu saavutada? Kuidas seda saavutada, eks see võtmekoht on ikkagi koostöö ja ühest küljest koostöö meie kõigi endi vahel, et me siin täna oleme ja jagame oma kogemusi või jagame veebivunkides, käime üksteisel külas. Kuidas oli ränna?
õpirändeid teeme just erineval viisil, aga samamoodi kõikide erinevate partneritega, olgu need ministeeriumid, olgu need siis tervise, spordivaldkonna, haridusvaldkonna erinevad koostööpartnerid, et meil on tõesti hea meel. Te näete, kui rõõmsad on Puhja kooli inimesed siin, jah? Et just olete rõõmsad. Nad on endiselt sama rõõmsad. Et meil juba on üha rohkem ühiskonnas häid partnerid, kes tahavad tegelikult koostööd teha. No me ikkagi räägime ju põhiliselt koolist ja mulle tundub, et kui me koolist räägime, no siis ei saa üle ega ümber nendest hinnetest ja numbritest ja teadlastena meile ka ju numbrid ikkagi pigem nagu meeldivad. Et no kui nüüd kõik see meie tulemused panna siis nii-öelda numbritesse, no mis need numbrid näitavad? See hindamise teema on ju koolis lihtne teema meil, eks ju, selle üle me üldse ei arutle. Jah, aga tõesti, kooli inimestele on hästi tunda ja teada see küsitlus on nii. Noogutage või tehke midagi, raputage. Kooli rahulolu ja koolikeskkonna küsitlus, meil on viimase aasta andmed ja me tahame siin seda jagada teiega. Seal on eraldi indikaator, on liikumisvõimalused koolis, mida eraldi hinnatakse mitmete küsimuste all ja meil on siis tehtud nüüd ära analüüs sellega, et võrrelda liikuma kutsuvate koolid kõik kokku andmeid teiste koolidega. Et see on meil selline natukene ka selline tõehetk, et kuivõrd palju seda muutust siis on olnud ja kui võtta see nagu kokku, mida need tulemused näitavad, siis kõikides nendes valdkondades, mis mõõdavad liikumisvõimalusi koolis, on liikuma kutsuvate koolide õpilaste hinnangul need näitajad oluliselt paremad. Kas teeme teile aplausi või ei tee? Teeme. Suurepärane, aga te näete, et see puudutab 4. 8. klassi vanemaid õpilasi, neid erinevusi ei ole gümnaasiumi osas. Ja teine selline numbrite teema, mida tahaks välja tuua, on koolide eneseanalüüs. Te teate, te teete aitäh kõikidele koolidele, et te olete hoolsalt seda teinud. Miks me seda teeme, on see, et meie saame näha omakorda, kuidas võrgustiku koolidel läheb. Ja me oleme pannud siis, siin on 6 eri valdkonda, mida te ise olete hinnanud 6-pallisel skaalal ja me oleme täna pannud need siis sellistesse värvidesse. Et mida rohelisem värv, seda paremini asi toimib. Kui on mõni teine värv, siis võib-olla nii hästi veel ei lähe. Ja me toome ühe näite, et te umbes näete, kuidas meie neid vaatame, et siin on kõik koolid kokku pandud. Siin on üks näide, lihtsalt üks jupp aktiivsest vahetunnist. Me näeme, et seal on ka 5 selliseid tumerohelisi värve, et see on siis aktiivse vahetunni teemal ja õpilased võtavad innukalt osa aktiivsest vahetunnist esimeses kooliastmes. No kõik tundub maru roheline siin kuidagi, et aga enne sul siin all oli selline joonis, kus oli seda punast värvi ka, et no kas seda punast ikkagi ka kuhugi tekib või on kõik nagu... Muidugi, igasuguseid värve on. Me toome näite nüüd kohe siia kõrvale, näiteks nendest koolidest, kes esimest aastat on liitunud võrgustikuga ja siis me näeme, need on uued koolid, kes meil võrgustikuga liituvad, te näete, et see rohepööre hakkab toimuma siis võrgustiku osas, et siin me näeme mitmeid punaseid värve. Aga me täna kõike neid eraldi ei räägi, me oleme teinud sellise üldistava kokkuvõtte ja toome välja, mis siis liikuma kutsuva koolis see muutus, kus suunas toimib. Kus on meil need rohelised värvid? Ja siinkohal tahaks kõiki koolijuhte tunnustada, kes siin täna on, hinnangute põhjal on välja toodud näiteks, et koolijuhid toetavad, tajutakse koolijuhi toetust ja me näeme ka seda, et rohelised värvid, ükskõik mis valdkonnas on, toimivad kõige paremini esimeses ja teises kooliastmes. Ja vaatame, kas vaatame punaseid ka või? Vaatame. See punane, ütlen veel kord, on meile märgu andeks, et meie saame siin võib-olla rohkem panustada selle teemadele, fookustele ja meil on väga hea teada, et te olete need analüüsid ära teinud ja kui me nüüd vaatame punast, mida meie saaks teha paremini, et olla koolidele toeks, siis üllatus oli see, et võrgustikus on vähe partnerkoole, selleks meil tänane üritus ongi. Lõunapausid, VAPi koolide ettekanded, leidke endale partnerkool, kellega kogemusi jagada. Me kontrollime pärast, kas te olete kas te lahkute koos partneritega või ilma ukse peal on kontroll, et minu partner on see, edaspidi saate juba ühiselt minna. Ja mis meile silma hakkab? Mis meile hakkab silma, on see, et kui on punased värvid, siis need on seotud 3. kooliastmega. Jaa, no tegelikult, kui nüüd päris aus olla, et see tundub ju tegelikult hästi loogiline.
sellepärast, et meie programm on ka 6 aastat vana ja kui me alustasime ju ka algklassides, siis tegelikult me olemegi jõudnud varsti nagu sinna 3. kooliastmesse ka oma programmiga, ehk siis nüüd tegelikult ongi võib-olla kõige õigem hetk siis hakata vaikselt sellele ka tähelepanu pöörama. Ja ma tegelikult mäletan seda, et kui me üldse selle programmiga alustasime, siis me ju tegelikult ka õpilaste käest küsisime, et mida nemad sellest liikumisest arvavad just ka koolikeskkonnas ja ma arvan, et nüüd oleks õige hetk kutsuda siia ka Katrin, kes sellel hetkel neid intervjuusid eest vedas ja ma arvan, et tema on väga õige inimene ka rääkima sellest, et kuidas nendel õpilastel siis meie koolides täpsemalt läheb. Palun. Jaa, tere minu poolt ka. Mina olen siis Katrin Mägi ja minu teekond liikumislaboris ja liikuma kutsuvate koolidega tõepoolest siis algaski just nimelt intervjuudest õpilastega. Ja kui ma neid intervjuusid meenutan, siis ma mäletan, et tegelikult me ikkagi oma küsimustega tekitasime neis õpilastes ja võib-olla just eriti nendes vanemates õpilastes sellise, võiks öelda, et sellise lühise või süsteemi vea. Et see liikumine ja kool ja võib-olla eriti just liikumine ja õppimine ja liikumine ja ainetund ei läinud kuidagi nende jaoks ikkagi üldse kokku. Et liikumine koolikeskkonnas seostus kõige rohkem kehalise kasvatusega, seda ka mitte alati kõige positiivsemas võtmes ja võib-olla natukene ka vahetunniga. Aga ma tegelikult arvan, et kui me nüüd räägiks praeguste 3. kooliastmete või vanemate õpilastega, siis seda süsteemi viga võib-olla enam ei tekiks, sest nendel õpilastel on juba päris mitu aastat kogemust liikuma kutsuvas koolis ja isegi kui nad võib-olla ei ole kõiki neid lahendusi otse iseenda peal kogenud, siis nad on näinud seda, kuidas nooremad õpilased tegutsevad ja toimetavad ja millised lahendused võimalikud on. Ja sellepärast ma arvan, et tegelikult, nii nagu Maarja juba ütles, ka liikuma kutsuv kool on jõudnud 7. klassi või kohe jõuab. Ja ma arvan, et me oleme valmis selleks uueks suureks sammuks, et tõesti see liikuma kutsuv kool jõuaks ka vanemate õpilasteni. Ja võita sellest on ju tegelikult hästi palju. Et kõigi nende aastate jooksul me oleme rääkinud kogu aeg seda, et liikumine toetab õppimist. Ja siin on ka üks uuring, mis on siis läbi viidud 13-aastaste õpilastega, ehk siis see ongi täpselt see 3. kooliaste ja on võrreldud siis sellist tüüpilist koolipäeva, mis on suhteliselt istuv ja siis sellist liikuvat koolipäeva, kus siis vähemalt pool sellest istuvast ajast on asendatud sellise kerge liikumisega, see võib olla lihtsalt püstitõusmine või sellised väiksed rühmatööde raames liikumine ja on hoolitsetud ka siis selle eest, et need õpilased tõesti ei istuks järjest rohkem kui 20 minutit, sest me ju teame, et kõige halvem on just nimelt see pikk järjestikune istumine. Ja see, mis leiti, oli see, et kui sellise tüüpilise koolipäeva raames õpilaste tähelepanuvõime langes, siis sellise liikuvama koolipäeva raames see tähelepanuvõime isegi tõusis. Aga sellel tänasel seminaril on liikumise ja õppimise kõrval meil tegelikult veel üks oluline märksõna ja see on heaolu. Kui me mõtleme õppimise peale, et siis õppimine oma olemuselt on ju tegelikult selline pingutust nõudev tegevus ja peabki olema.
ja vahel võib olla kohe päris raske ja keeruline. Ja võib-olla võiks küsida, et kas siis õppimise juures üldse on kohane rääkida heaolust või kas me peaks selle peale mõtlema. Aga paraku me siiski oleme loodud nii, et selleks, et õppida, me peame end tundma ka hästi ja turvaliselt. Ja kui meie aju ja keha on hõivatud selliste tugevate tunnetega, olgu selleks siis muremõtted, hirm, ärevus, kehv meeleolu, siis paraku ei jää meil ressurssi selleks, et midagi uut õppida. Ja ma arvan, et siin olekski tegelikult siis õige koht küsida, et aga kuidas on lood meie noorte heaoluga. Ja ma kahtlustan, et te tegelikult aimate seda vastust, et paraku need lood ei ole hetkel väga head. Siin siis värskelt avaldatud Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu andmed ja nende põhjal me näeme, et 15–17-aastaste noorte hulgas, siis eriti tüdrukute hulgas umbes pooled on hädas kas depressiooniriski, ärevushäire riski, liigsöömistüüpi söömishäirete riski või siis ka võib-olla mõne nende kombinatsiooniga. Poiste hulgas on need riskid mõnevõrra väiksemad, aga siiski ulatuvad ka sinna kolmandikuni. Ja seda kinnitavad ka nooremate õpilastega läbi viidud uuringu andmed, need on hästi värsked andmed. Õpilaste heaolu on siis hinnatud siin selle aasta septembris ja oktoobris ja jällegi nagu näha, siis tegelikult madalaks hindab oma heaolu või neid õpilasi, kelle heaoluindeksis on madal ehk alla 50% on üle kolmandiku. Ja neid põhjuseid, miks õpilaste heaolu ja vaimse tervisega kõik praegu ei ole hästi, on erinevaid. Kindlasti on siin kaasa aidanud kõik need kriisid, millest me siin ühiselt läbi oleme tulnud või tulemas. Aga võib-olla heaolu ja vaimse tervise juures tegelikult kõige olulisem on see, et me peame tugevdama just nimelt neid kaitsetegureid, mis aitaksid meil üles kaaluda siis kõik need erinevad riskitegurid, millega me elus paratamatult kokku puutume ja mis meid haavatavamaks muudavad. Ja siinkohal ongi hästi hea öelda, et liikumine on tegelikult hästi võimas kaitsetegur, hästi oluline kaitsetegur meie heaolu ja vaimse tervise toetamisel. Ja kui ma mõtlen tagasi nendele intervjuudele, siis tuleb mulle meelde, et seda kogesid väga selgelt ka noored ise. Et see liikumine aitab neil nii pingeid maandada kui paremat meeleolu luua. Miks see nii on? Liikumine mõjutab meie aju tervist väga otseselt. Ja need mõjud, osa nendest mõjudest on kohesed. Liikumise mõjul paraneb koheselt aju verevarustus, sellega koos ka ainevahetus ajus, mürgiste jääkainete eemaldamine ajust. Liikumise mõjul paraneb aju neuroelektriline aktiivsus. See tähendab, et info liigub ajus ühelt närvirakult teisele kiiremini, erinevad ajuosad suudavad paremini koostööd teha. Liikumise toimel vabanevad erinevad virgatsained, mis mõjutavad meie meeleolu ja ärevust.
virgatsained on siis ka need ained, mille vahendusel ajurakud suhtlevad omavahel. Ja dopamiin, serotoniin, noradrenaliin, te ilmselt olete neist kuulnud, nende madalat taset seostatakse just depressiooni ja ärevusega ja liikumine on siis see, mis aitab nende taset tõsta. Liikumise toimel vabanevad erinevad kasvutegurid. Viimasel ajal kõige enam võib-olla on räägitud aju päritolu neurotroofsest kasvutegurist ehk BDNF-ist, millel on meie organismis hästi palju erinevaid ülesandeid, aga sealhulgas ka näiteks kaitsta meie ajurakke selliste keskkonna negatiivsete mõjude eest ja tegelikult ka osaleda uute ajurakkude tekkimisprotsessis. Ja samuti seda BDNF-i madalat taset on ka näiteks seostatud just depressiooni tekkimisega. Ja kindlasti olete kuulnud ka sellest, et liikumise käigus vabanevad nii-öelda õnnehormoonid, mis siis aitavad tekitada sellist rõõmu ja rahulolu tunnet ja motivatsiooni ja koos omavad ka sellist ärevust leevendavat toimet. Aga lisaks nendele kohestele mõjudele on regulaarsel liikumisel meie aju tervisele ka pikaajaline mõju. Ja üks nendest mõjudest ongi see, et meie keha õpib paremini reguleerima stressihormooni kortisooli taset, mis tähendab, et me tuleme stressi tekitavate olukordadega paremini toime. Ja samamoodi paraneb ka meie otsmikusagara ja hipokampuse töö ja need on ka need piirkonnad, mis on väga olulised just õppimise seisukohalt, aga samas tegutsevad ka või funktsioneerivad siis ka sellise aju stressisüsteemi vaigistajana. Ehk siis just nimelt aitavad meil ka selliste pingeliste olukordadega paremini hakkama saada. Ja mõned sellised konkreetsed uuringud ka. Jällegi üks üsna värske uuring, õpilaste liikumisaktiivsuse uuring, kus siis lisaks õpilaste liikumisaktiivsusele hinnati ka mitmeid selliseid heaolu tegureid. Ja siit nende andmete pealt leiti siis seda, et aktiivsed lapsed on tõepoolest õnnelikumad, rõõmsameelsemad, kaasatumad ja ka vähem endasse tõmbunud võrreldes siis mitteaktiivsete õpilastega. See, mida me teame, et mis teismeeas juhtub, on see, et toimub üsna järsk liikumisaktiivsuse langus ja samal ajal ka istumisaja tõus. Ja see istumisaeg kipub suurenema ka just sellise kerge liikumisaktiivsuse arvelt. Ja sellises üsna suuremahulises Kanadas läbi viidud uuringus on leitud näiteks seda, et kui me suudame pidurdada või vähendada seda istumise aega teismeeas ja asendada selle siis just sellise kas või kerge liikumisaktiivsusega, siis see aitab oluliselt vähendada depressiooni riski noores täiskasvanu eas. Aga mulle tundub, et teie olete nüüd ka jällegi mõnda aega siin istunud ja kuidas tundub? Kas teeme ühe pausi? Teeme. Ja selleks ma panen selle puldi siia maha. Nii. Sinu ülesanne on esialgu, vähemalt esialgu väga lihtne. Sa pead tegema täpselt seda, mida mina ütlen ja kordama neid juhiseid ka minu järel kõva häälega. Ehk et kui mina ütlen parem käsi, siis sina ütled ka parem käsi ja sirutad oma parema käe välja. Ja kui mina ütlen näiteks vasak jalg,
siis sina ütled ka vasak jalg ja tõstad oma vasaku jala natukene üles. Proovime. Nii, vasak käsi. Väga hea. Parem jalg. Parem käsi. Vasak jalg. No imeline, teil tuleb väga hästi välja. Aga nüüd ma arvan, et osad juba aimavad, läheb see asi natukene keerulisemaks. Ja nüüd on sinu ülesanne korrata ikkagi seda, mida mina ütlen, aga teha siis midagi muud. Ehk siis, kui mina ütlen parem käsi, siis sina ütled parem käsi, aga tõstad üles hoopis oma vasaku jala. Ja kui mina ütlen vasak käsi, siis sina ütled ikka vasak käsi, aga tõstad üles hoopis oma parema jala. Noh, ja siis vastupidi jalgadega ka nii. Kas proovime? Jaa. No nii, vasak käsi. Parem jalg. Vasak jalg. Parem jalg. Parem käsi. No nii, kuidas oli? Tuli välja? Teeme paar ringi veel. Marko ütleb, et teeme paar ringi veel. No nii, vasak käsi. Parem jalg. Vasak jalg. Vasak jalg. Parem käsi. No nii, aitäh. No igal juhul ma näen, et tekitas natukene elevust ja rõõmu. Ja tegelikult, kui me jõuame koolikeskkonda, siis Merike mainis juba, et üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluses on sees ka küsimused liikumisvõimaluste kohta koolis. Ja see, mida me nende andmete pealt näeme, on see, et liikumisvõimalused vahetunnis seostuvad siis nii paremate suhetega õpilaste vahel kui ka kooli rõõmuga. Õpilased tunnevad ennast koolis paremini ja lähevad kooli parema meelega. Ja tegelikult sarnased seosned ilmnevad ka liikumisvõimaluste kohta vahetunnis. Ehk siis liikumisvõimalused ainetunnis seostuvad väiksema kooli väsimusega ja ka suurema kooli rõõmuga. Ehk siis kokkuvõtlikult me saame öelda, et liikumine toetab nii õppimist kui heaolu ja sealhulgas siis suhteid, koolirõõmu, paremat stressiga toimetulekut, paremat meeleolu ja tegelikult seda loetelu võiks veel jätkata. Kõiki neid positiivseid asju, mida liikumine meile annab, ei jõuaks me siin välja tuua. Ja mulle tundub, et me ringiga jõuame tegelikult selle alguse slaidi juurde tagasi. Liikuma kutsuv kool vanemates kooliastmetes. Teie enda eneseanalüüsidest tuli välja see, et need liikuma kutsuvad tegevused võib-olla veel päriselt ei ole jõudnud sinna 3. kooliastmesse. Ja nüüd võiks küsida, et aga kuidas need sinna jõuaks? Kuidas edasi? Ja kui meie instituudi juhataja ütles siin alguses, et seda programmi ei oleks me saanud hakata tegema või arendama ilma koolideta, siis mulle tundub, et seda liikuma kutsuvat koolikultuuri seal vanemates kooliastmetes ei saaks me teha ilma kelleta. Ja veel ilma kelleta. Just ilma õpilasteta. Ja need, kes on sügisseminaridel varem käinud,
teavad, et üks selline traditsiooniline osa sügisseminaridel on veel selline pidulikum osa. Me tavaliselt kuulutame välja uue aasta teema. Ja nüüd on see hetk käes. Me kuulutame välja järgmise aasta teema ja mis te arvate? Kas te juba oskate aimata, mis see võiks olla? Jaa, paramparaa! Liikumispööre koos õpilastega. Kultuuriministeerium on kuulutanud aasta 2023 Eestis liikumisaastaks ja selle üheks märksõnaks ongi liikumispööre. Teeme ära liikumispöörde Eestis ja ma arvan, et liikuma kutsuva kooli selline ühine, meie kõigi ühine eesmärk võiks olla teha ära see liikumispööre koos õpilastega ka vanemates kooliastmetes. Aitäh minu poolt ja ma arvan, ma annan nüüd sõna jälle Markole ja Maarjale, kes räägivad, mis meil siin täna edasi toimub. Aitäh Katrinile. Ma võtan. Nii ja väga paslik on hüpata või ma ei tea, kas nüüd paslik, aga et igal juhul temaatiline, et kui me rääkisime vanematest õpilastest, et siis hüppame praegu nüüd korraks hoopis ülikooli. Nii, vaatame, kas meil õnnestub. Ja lõpuaktusele. Palun kõnepulti sotsiaalteaduste valdkonna aasta õppejõu ja Ühiskonnateaduste Instituudi selleaastase eriauhinna hooliv ja arvestav saaja, kommunikatsiooniuuringute professori Triin Vihalemma. Nii, ja teeme Triinuga kaasa, näete, see on lõpuaktus, Triin tõstab inimesed püsti, nii, ja mida Triin ütleb? Ja lehvitame ka meie ühele poole parema käega ja teise käega teisele poole, vaadake, meil ei ole rõdusid, aga kujutame ette, lehvitame veel ühe korra vähemalt ja siis ka puusaringid. Triin ka tegi puusaringe, nii et võite teha ühe puusaringe enne, kui te maha istute. Nii, ja siin on Triin Vihalem. Nii, aitäh Triin. No, kui te mõtlete, siis on vähe nagu pidulikumaid hetki kui ülikooli lõpuaktus ja väärikamaid kohti kui Tartu Ülikooli aula. Triin, kuidas sa tulid mõttele, et teha liikumispaus enne oma pidulikku tervituskõnet? No tegelikult tingis selle praktiline vajadus, mida ma olen tundnud mitmeid aastaid nendel aktustel olles. Need kestavad 1,5 tundi, mõnikord natuke rohkemgi, enne kui kõik oma diplomid kätte saavad. See on päris piinav kogemus tegelikult. Et see tundus olevat ajaliselt üsna paras enam-vähem keset aktust tõesti seal järjestikune istumine katkestada. Aga ma muidugi sidusin sellega siis oma kõnega, kus ma rõhutasin elluastujate puhul 3 asja: vajadust hoida oma tervist, arendada sotsiaalseid suhteid ja mis kõige olulisem, olla julge teha midagi tavatut. Ja tegelikult selle liikumispausi kui niisuguse väikese sümboolse liigutusega sai need kenasti ka kokku võetud ja nii-öelda julgustatud alustama väikestest asjadest. Nii et tegelikult neid tähendusi on võimalik tõepoolest luua ka nii läbi tegude kui sõnade. Sa õpetad vist peaaegu ainult magistriastme üliõpilasi, need on tegelikult ikkagi sellised väärikad inimesed, pigem nagu vanemad inimesed. Ja sa teed ka loengutes, seminarides, kuidagi püüad seda nagu liikuvamaks teha. Äkki sa saad tuua mõned näited, et mida sa teinud oled? Jaa.
ahah, nii. Ma ei mõelnud seda muidugi niimoodi, aga... Umbes tund aega olnud loengut või 3/4 tundi, siis me teeme sellist kätteplakki. Sina püüa, mulle lüüa. See meeldib väga. Saab alati meeletu elevuse. Kõigile meeldib seda väga teha. Teine harjutus, mida ma teen, seisame seljad vastakuti. Nii, jätame umbes meetrise vahe. Ma käsin neil võtta oma nutiseadmed, ulatada niimoodi, teine võtab vastu. Nii, ma ulatan sulle mikrofoni tagasi. Nii. Ja nad on väga hoolikad ja ütlevad, et nad tõsiselt pingutavad, sest see on väga hea seljale ja nad sirutavad ennast tõesti väga, väga püüdlikult, eriti need, kes ulatavad oma pinginaabri nutiseadet pinginaabrile tagasi. Aga mis tagasisidet sa oled saanud või see ei ole ilmselt nagu tavapärane on ju, et ma ei tea, te olete siin ju valdavalt inimesed on ikka käinud ülikoolides, tõstke käsi, kellel tehti loengutes, seminarides selliseid liikumispause. Tehti, päriselt, väga tublid, jaa, te olete heal ajal käinud ülikoolis, minul küll ei tehtud. Kuigi Triin tegelikult õpetas mind ka toona, aga siis ta ei teinud liikumispause. Aga kuidas see tagasiside on olnud? Üldiselt meeldib, et võib öelda, et mida vanemad ja sellised väärikamad inimesed, seda rohkem neile see meeldib. Ma vaatasin teidki, te väga nautisite kõiki neid liikumispause, aga ma ise tegin neid mõnuga kaasa. Et selles mõttes ma kujutan ette, et ilmselt põhikoolis on seda oluliselt raskem teha kui ülikoolis. Et mõnikord need asjad ei ole päris nii-öelda vanusega kuidagi korrelatsioonis. Inimesed üldiselt naudivad seda, sest see tõesti teeb nagu väikese restardi mõtetes, eriti sellepärast igasugused sellised harjutused, mida siin ka enne näidati, kõik need jalatõstmised ja vastupidi tegemised tegelikult teevad väga hea restardi ajus ja inimesed tegelikult tunnetavad seda, nii et kui vahel ma jään ajaga väga hätta, ma tean, et meil on magistriõppes on sessioonõppe, et järgmine sess on alles 2 nädala pärast ja mul on vaja veel mingisugune suur hulk materjali edasi anda, siis ma näen kohe, et tudengid on siis väga kurvad, kui lõpus neid liikumispause on pisut vähem. Aga muidugi iseenesest saab seda ka ühitada lihtsalt selliste lihtsate vahenditega, et saadad lihtsalt hetkeks ruumist välja. Meil on nagu natukene pikemad need sessioonid, et ütlengi, et nii, et tehke mis teete, aga ruumist lähete nüüd korraks välja. Saab ruumi õhutada ja samal ajal ikkagi tekib ka natukene liikumist, et sellised katkestused on üpris head ja tavaliselt ikkagi ka selles koolitunnis on ju mingisugused erinevad osad, et ka see 45 minutit on täiesti, nagu siin räägiti, 20 minutist keskendumise ajast, et ilmselt see võiks ikkagi seda produktiivsust suurendada ka niisuguses vaimses tegevuses, et ilmselt on võimalik need loomulikud pausid sinna tekitada. Ja veel, kui rääkida tudengite rahulolust ja tagasisidest, siis Triin on umbes nagu kõikide võimalike õppejõu auhindade laureaat, on see siis instituudi tasand, on see teaduskonna tasand ja nüüd sel aastal siis ka aasta õppejõud, nii et teie ees seisab Eesti selle aasta õppejõud. Ma arvan, et see küll väärib aplausi. Aga Triin mitte ainult ei õpeta, vaid on ka väga tugev teadlane ja just ühiskonnateadlase ja ka sellise muutuste loomise uurijana, et äkki sul on mingeid soovitusi inimestele, kes siin praegu kuulavad, kes ju ka tegelikult on muutuste loojad, liikumise juurutamine on üsna suur muutus, et on sul äkki midagi soovitada? Kõigepealt ma tahan öelda, et mul on väga hea meel, et see programm on niisugune variatiivne ja tõesti, nagu Merike siin alguses ütles, et iga kool alustab oma tegevust või oma teekonda sellega, mis tundub sellel hetkel tehtav ja jõukohane, et ma arvan, et see on väga õige selline käsitlusviis. Aga niisugune natuke üldisem soovitus on see, et kuna tegemist on ikkagi sellise tähenduste ja harjumuste järkjärgulise muutumisega, ma arvan, et üldine selline makrokontekst on selleks hästi soodne, aga et on mõistlik siis tõesti siduda need tegevused siis millegiga, mis nagunii ka ühiskonnas on väga tähelepanu all, milleks antakse võib-olla erinevaid ka toetusi või soodustusi.
ja kindlasti nii nagu Katrini ettekandes siin välja tuli, et see on see vaimne tervis, mis tegelikult juba põhikooli teises astmes ja eriti siis gümnaasiumi astmes tegelikult ka noortele endile üpriski oluline on ja sellega oma tegevuste sidumine on täiesti selline võimalus, mis siis aitab võib-olla vedada ka välja sellisel hetkel, kui tundub, et energia on otsas, vahendid on otsas, ideed on otsas. Ja selliseid nii-öelda kaasavedavaid muutusi, sest muutused on tugevad siis, kui nad mingis mõttes lähevad nagu ühte voolusängi. Et neid võib olla ka eri paikkondades täiesti selliseid, mis on täiesti eripärased, nii et ma tahaksin julgustada ikkagi moodustama nii-öelda koalitsioone. Koalitsioon ei moodusta ainult valitsused, vaid koalitsioone moodustavad inimesed ka nii-öelda oma igapäevaelus, et vaadake, kuidas saab koostööd teha teiste mingite programmide ja tegevustega, kus tegelikult liikumise mõtestamiseks tekib järjest uusi võimalusi. Ja kui rääkida tegelikult noortest, siis ilmselt need erinevates kooliastmetes, kui siin rõhutati seda, et koostöös õpilastega, siis mingisugune selline nagu balansseerimine siis selle autonoomsuse ja normatiivsuse vahel. Mulle tundub, et kõikidest nendest sekkumisprogrammidest, mida mina olen lugenud, et see alati mingis mõttes nagu on selline igakordselt nagu loominguline lähenemine, et ta peaks nagu sisaldama mingis mõttes mõlemat selleks, et see muutus jääks püsima või oleks kuidagi teatud mõttes nagu juhitav või joondatav, peab seal olema teatud annus normatiivsust, aga kindlasti ka koolilaste puhul siis see autonoomsus või see rõõm teha midagi kas või vastupidi, nagu me siin Katrini antud harjutuses, eks ole, pidime ütlema, et me tõstame parema käe, aga tegelikult tõstsime vasaku jala, et midagi sellist peaks selles ka alati olema, et siis tavaliselt on õpilased ka sellega kaasa tulnud, sest nad ise peavad neid harjumusi ju nii-öelda pidama ja kõige parem on ikkagi ka see, nagu mul on olnud ka oma tudengitega ja on kuulda olnud ka nendes uuringutes, kui nad tõesti ise nõuavad, et siis võib ju öelda, et see muutus on tulnud, et jääda, kui õpilased ise näiteks õpetajalt nõuavad, et teeme nüüd pausi, et aitab küll, et me oleme juba väsinud. Suur tänu, Triin. See oli väga inspireeriv näide ja sinu kogemus, nii et teeme veel ühe aplausi.